Nüüd aga läheme edasi akna restaureerimisega. Kui eelmisel korral vaatasime aknaruutude ning kiti eemaldamist, siis seekord on aeg käes värvi eemaldamisel. Millega on kõige mõistlikum värvi eemaldada aknaraamilt? Kõige lihtsam on kodus jällegi kasutada seda tavalist kuumaõhupuhurit. Ja et meil oleks akent parem puhastada, võiksime ta võtta ikkagi eest ära ja siis töölaua peal seda tööd teha. Töölaua kõrgus võiks siis olla igal ühel vastavalt, et ta ei peaks liiga palju küürutama, vaid saaks sirge seljaga teha. Et isegi ütleks praegu, et see laud on siin natukene liiga madal. Kui aken on siis töölaua külge fikseeritud, siis proovime erinevaid tööriistu värvi eemaldamiseks. Üks asi on alati see, et võib terava kaabitsaga mehaaniliselt seda kraapida. Kui on paks värvikeht ja värvel piisavalt tugev, siis me ei jõua lihtsalt kaabitsaga ära teha ja nagu siin oli näha ka, et vana värv teravate värvitükkidena eemaldub, et siis kindlasti prillid peavad peas olema sellise töö puhul. Kui me tahame natuke lihtsamalt teha, siis proovime kuumaõhupuhurit või fööni kasutada. Et nii kui värv hakkab mullitama, on ta läinud pehmeks ja saame seda eemaldada. Kaabitsaga lükates on nüüd see oht, et me võime puitu sisse lükata ja puitu vigastada kaabitsa terava otsaga. Selle vältimiseks siis võime teist tüüpi kaabitsat kasutada ja selle kaabitsaga siis tõmmatakse ja oht on siis oluliselt väiksem, et me puidupinda vigastame. On võimalus ka värvieemaldusvahendiga seda vana värvi eemaldada, et kui tegemist on meil vana linali värviga, siis saame teha loodusliku värvieemaldusvahendi. Roheline seep pluss lube ja pasta üks ühele. Katame värvipinnad ära ja siis laseme tal päev aega seista. Teeme kompressi, katame ta kilega kinni ja aga kui on mingi kaasaegsem värv siia pandud, et siis lubepasta ja roheline seep ei aita, et siis tuleks kasutada tänapäeva värvieemaldusvahendeid. Kui aknaraam on värvis puhastatud ning puiduparandusi tegema ei pea, tuleb asuda puitu lihvima. Lihvimiseks kasutame siis lihvpaberit number 80 või 100. Ja miks me kasutame just karedat lihvpaberit on see, et me ei või seda puitu liiga siledaks lihvida, siis meil värvid ei nakku puiduga. Me küll kaapimise jäljed me lihvime maha, võib-olla väiksed ka värvijäägid, mis on jäänud. Me lihvime maha, aga siis ei tee puitu liiga libedaks. Siit on nüüd ilusti näha, et ka need viimased värvijäägid tulevad meil lihvimisega. Kui meil on aken paljastatud, siis kindlasti peame mõtlema ka suluste ehk siis hingede ja igasuguste metallist siltide peale. Kui nad on kõvasti küljes, siis on nad lihtsam siia alles jätta, sest naelad kruvid on tihtipeale kinni roostetanud ja nende kätte saamisega me tõenäoliselt vigastame nii seda metalldetaili kui ka siis puitu. Kui ta on kõvasti kinni, siis lasta olla. Samuti ka siis akna ja uste puhul siis hingedega. Et kui vana uks oli paigas, ta ilusasti töötas, siis las need hinged olla paigas, et kui me hakkame neid ära võtma ja tagasi panema, et siis võib tekkida väike nihe sisse ja meil see uks ja aken ei pruugi sulguda. Kui see aken või uks aga ei sulgunud, siis me peame hinged lahti võtma ja neid sättima.